Tere taas, head discgolfi sõbrad ja tere tulemast vaatama Eesti talviseid meistrivõistlusi discgolfis aasta numbriga 2023. Finaalring, MPO liiderpool ja tagumine 9 korvi on meil kohe algamas siin Sportland Kõrvemaa discgolfi pargis. Mina olen endiselt Antoni Enden ja minu kõrval ei ole isik vahetunud. Jaako Känd, tervist! Tervist, rõõm sind jälle näha, üle pika aja olla stuudios ja teha hooaja avapauk siis koos sinuga jälle. Täpselt nii ja siin näeme siis pärast esimest 9 korvi ja neil eelnenud 2 ringi liidri kohta hoidmas Hannes Kurn ja Mauri Villmann tulemusega -14. On siis Mauri sellest aastast Prodigy ketastega mängimas ja Hannes jätkab Latitude'iga. Ja 3. kohal hetkel Roland Kõur 8 alla Pro Discus tiimist siis jaanuarikuust. Jah, kuu aega on nüüd oma uute ketastega mänginud. Ja samuti 8 alla Allan Kask, tiim Latitude 64 Eesti. Väga tõsised vennad on. No, absoluutselt, ega siin kas kaameramees oli irutav või? Võiks natukene ju naeratada ikkagi liiderpoolis, aga läheme edasi. 10. korv ja par 4, 150 meetrit. Jällegi ei ole siin suviste oludega muud muutunud, kui lumi on maas ja rada isenest on täpselt sama. Kraavis on natukene rohkem lihtsalt täidet. No, võib-olla mõni mees ulatub välja isegi vaatama. Näeb korvi isegi sealt. Näeb korvi isegi, jah. Aga nii ta on, et esimest viset on vaja sellist täiesti tikksirget, mis ta on seal, 80 meetrit äkki või? No, 70-80. Ja siis rohkem, ja vaata, see korv on ikka täitsa seal. Oi, see on vaata, et lund täis peaaegu. Täitsa lumine. Aga ilus on ikka seal Kõrvemaal, kui lumi maha tuleb ja Hannes siis esimesena on siin avaviset tegemas ja näeme seal taga siis 2 musta sihtmärki on täpselt selle kurvi peal, kuhu siis vise võiks jõuda. Kas metsa vahel oli nagu pehmem ilm ka, kui ütleme siis seal lagedatel, seal esimesel ja viimasel, et või mingit vahet eriti? Ütleme nii, et täitsa soe oli jah, et ega seal ju tuul selles Männimetsas väga ei puhu. Ja üleüldse temperatuur ei olnud ju tegelikult väga külm, lihtsalt seal peamaja ees teil õhk natuke rohkem liikus ja kui tuulepuhangud olid, siis ilmselgelt veidi võib-olla jahedam oli. Ja Maurilt kaunis vise. Sinna täitsa kurvi taha nurka, kust on siis hea siukest eeskäe lähenemist korvi poole saata. Ma arvan jah, et tal on täna need hästi välja tulnud. Nii, Roland. Ja aga ilusa sirgu see ju feidib alla täitsa või? Ei siiski. Ka kena. Valge ketas, valgel taustal. Isegi läbipaistev täitsa. No. Aga ei jõudnud ära lugeda, mis kettaga tegu oli. Ja siin Edekelli stuudios on veel ekraanid on hetkel, hoiame kuludes kokku ja väiksed ekraanid on, et katsume järgmised korrad juba vähe suurema ekraani taga teha. Kütad ka täna sisse vaata ei pandud. Saame hakkama. Soojad riided seljas. No nii, Allan natukene keeras oma viske üle ja on seal, ütleme nii, et veidikene jäi lühikseks, et oleks nagu mugav seda okei, tal on lühike. Ma ei saanud praegust algusest pihta, et kus kohas ta on, aga ta on veel kurvini jõudnud. Jah, et ütleme 10 meetrit edasi, siis ta oleks saanud juba sellise veidi mugavama eestkäe üle mineva visata, aga nüüd näeme, Hannes on siis, ma arvan, 10 meetrit temast eespool, võib-olla 15 ja juba on vaade olemas, jah. Aga gramm kõrgeks jätab vist selle. Ai ja puug ikka kehvet. Aga ei ole ollu. Korvist eemale ka, aga sealt Hannes on täna neid piki natukene ikka seal tabanud, nii et ehk õnnestub. No see tundub ilus olevat. Oi! Ja ähvardas sisse. Kuigi teisel päeval samal rajal Ville Kivisilla oli seal kraavis sees ja pani ära. Lihtne. Et Mauri siin ja Maurilt ilus peaks olema. See peaks olema ilus. No väike viimane kaitsev puu, aga 10 sees peaks olema ikkagi nii, et Mauril ka täna putt väga kindel olnud, et see võiks olla nagu pördi šants. Nii, Allan. Ja nüüd keerab veidi üle, aga ringis sees. Vai. Poisid teevad siin pulli. Siin vastla peab tulemus, jah. Harjutavad, vaata. Vasta kukalt. Aga näe, Hannes jah sai õnnetu kiki ja jäi isegi veidi sinna, kui vara ikka tõmbas. Sealt on ikka üle 15 meetri minna alla. Nägid?
läbi korvi. Lasigi lohisema ja No nii, Mauri. See on see kümpa umbes. Jaa. Kümpa ja miks ta ei ole siis mööda, kui on ju. Kui sa ei näinud, siis paremalt siuke kella 2 pealt läks mööda, vaata. See on nagu laskesuusas, vaata, 2 peale. No siit ikkagi Allan päästab parri ära ja saame ühe pöördi, nii et Roland võtab nüüd ühe viske siiski järgi liider duole. No, siit parr. Annes ilmselt tõstab ka sealt. Ehk ei eksi sealt. Vahi, vigurit. Jaa, kasutas... Kasutas konkurenti... Jaa, paremat ketastada. No kui sa nüüd nii ütled. Aga ei muutu siis liidrite omavahelisest duellis midagi. Tuli Roland ühe viske võrra lähemale ja saame sealt paarkümmend meetrit astuda edasi, et alustada avaviskeid 11. korvil, par 3, 81 meetrit, teada tuntud, ütleme, Kõrvemaa üks suurimaid topsiradasid. Just. Ja minust ka selle võistluse käigus siin. Ja siin viskas seal... Kas äkki oli Velori Kais? Ja just, Velori. Oli Velori Kais. Ja, oli Velori. Tuleb meelde küll, et see pärast Clubhouse'is, nagu öeldakse golfi terminites seal, Clubhouse'is käis jutuks. Oled sõnad ära õppinud? Absoluutselt. No nii, eest käib ise Rolandit, mida nüüd üleliia tihti ei näe ja natukene madalaks. Aga... Annab võimaluse. Annab võimaluse, jah. Annab võimaluse. Ja nii, Hannes. Ma ütlen, talvel just selle külmaga ikka see eest käega visata on ikkagi minust natukene... Pigem raskem on ju, et see tagur on ikka vähe mugavam, et... Kaks tükki mõlemad kangeks. Kuidagi lohakalt läks viskama, mina ütleks, et kohe... Nurk oli kohe sees. Mõlemad viskasid veidikene nii-öelda Haiseri nurgas ja kohe pahandus ja nüüd läheb lahja keskmaaga Allan, aga tõmbab selle liiga vara üle. Aga siiski võitleb läbi jokstest ja no ütleme pikal putil. Annesel ei ole siin pikka putil. Täitsa üllatav, et sellisel... No mitte küll... Ta ei ole lihtne, aga... aga... Oi, kus sa saad nüüd? Alaraud ja ketid. Äratab isegi meid üles niimoodi. Alaraud ja ketid, jah. No nii, Roland. Temal jäi siis madalaks eeskäsi. 20 peal, jah, et see jääb ka lühikseks. Ja ikka see natukene lühikseks. Üllatav jah, et kõigi drive'id ikkagi siuksed pigem kehvema poolsed, et mitte midagi nagu säravat siin ei olnud, et oleks ikkagi lootnud. Oi, mis lasi ikka täitsa kaarega üle korvi Aiseris. Noh, kas meil on nüüd siis Allan on ainukene, kes veel, ja see on ka ringist väljas. Ma arvan, et siin väikene step-put tuleb. Ei tule siiski. Ei tule koha pealt mööda. Nii et parrilugu järjest sinna. Esimene on olemas. Ei tohiks olla keeruline siin kõigil parr ära lahendada. Korvi läheda, kui siin täitsa mingit eksimuste tule. No ei tule. Ülejäänud 2 on piisavalt lähedal. Ei näe, ikka Mauril on veel... No selline, kust võib alarauda panna, aga mitte päris liider. Ei pane. No kui sul ikka Prodigy putterid, need ikka hõljuvad ikka jõhkralt. No näe, nii hea putter, teist korvi järjest kasutatakse. Kasutavad, jah. Ikka tahavad seda Prodigy putterit kasutada. Võib-olla sellepärast, et ei taha oma ketast nagu mereks teha, vaata. Ei viitsi võtta kotist veel. Iga lisaliigutus talvistes oludes on ikkagi suur energiakulu. Ja tegelikult see kiirendab ka mängimist, et mis sa seal nagu... Ega keegi järgi neil ei tule ju. Jah, et seda küll. 12. korv, par 3, teada tuntud kui Seppo Pajurada. Seppo Paju, kaevikurada, mis iganes välja mõeldud on. Kuidas jah, kellele? 120 meetrit, ütleme ikkagi raske par 3. Eriti nüüd talvistes oludes. Jaa, aga ma ikkagi loodaks mõnda pördit näha, et äkki õnnestub. Siin on jah, ütleme, kui üle poole rajast ilma puupuuteta saad, siis tegelikult on juba par täitsa käes, võiks öelda. Ja no ilusti tavab seda õiget käppi. Gramm võib olla madal. Madal just, tahtsin öelda sama, et... Parem kui eile, kuulsid? No, peab rahul olema siis, ma arvan, et... Kindlasti. No ikka päris kaugele ikkagi lendas see avavise siin, et Rolandi poolt. Nii, seda... Oi, tuleb, oi, see on pargitud. No näed. Pöördi putil.
äkki siuke, no siit petab jälle, aga tahaks öelda, et 10 sees. Kindlasti 8. Selge. Prillidega nägid ära jah. Läbi korvi. Nii, Mauril ka samamoodi. Vaata, kohe näha, vaata, poisid korrigeerisid, õige kõrgus ja jõuad Rolandist mingi 10 meetrit edasi. Sai väikse puu veel, aga ei ole hullu, sealt on ka täitsa võimalik rünnata. Nüüd Allan, kuidagi on Allan jäänud siin seda kohe vasakul ära viimast avadraivi tegema. Ei mäletagi, et ta oleks väga teistest nagu varem draivi saanud. Et ei ole päris käima saanud. -6 pealt vist alustas ringi, nii et praegu peaks -2 hetkel olema. Roland esimesena siis oma lähenemist tegemas. Eest käsi, skipi. Opa, jälle lähenemine. Juba teine korv järjest. Ähvardavad siin sisse panna. Ei saanud aru, mis ketas oli. Nii, Allan on nüüd ka kuskil seal loodust. Tal läks sinna ikka vasakul ära. Aga ikka päris kaugel läks. Ja natuke üle korvi, et ma arvan, et sealt lahendab selle parri ära ja ei tule suurt pahandust ole rohkem. No nii, 2 Pirko võimalt. 15 siuke. Ja olemas, võtke välja. Koha pealt. Ilusti õljutas. Muidugi ebaviisakas tuli ette meil, et ei näinud meie seda ketta lõpulendu, et teinekord kükite, kui juba saad aru, et läheb sisse. No nii, ja kas Hannes vastab? Seda oli liigutusest kohe näha, et see ei lähe mitte kuidagi. Väga raske eksimus. Ja siin nüüd siis võtab Mauri taaskord liidriohjad enda kätte. Allan putib parri ära ja Rolandil pärast suurepärast lähenemist samuti parr. Nii et meil on jäänud siin mõned korvid veel. Täpsemini 6. Ja korv 13, par 3, 106 meetrit on siis juba mõnda aega uues asukohas. Tõsisemad Kõrvemaa fännid teavad seda kindlasti, enam ei lähe sinna täitsa paremale tee äärde, vaid selline natukene tagasihoidlikum üleminev tagakäev ise. See minust päris mõnus muudatus. Ma arvan, see vana oli natukene liiga selline järsk ja ei olnud päris siukene õige vise, et placementi kuidagi seal pidi mängima või et rünnata pidid ikka viskama kuidagi taevasse ja lootma nagu veidi võib-olla isegi tuulele ka. Ja sellepärast ka vaata, et see vanast asus see korv seal ikkagi sellise väikse sihi või tee ääres, et seal võis ikka neid jalutajaid asju olla, et ega päris pime vise oli. Ütleme nii, et siin sellel korvi asetusel on vaja sellist väga tehnilist viset, sest tagakäe viskel peab olema siuke mõõdukas üleminev ja eestkäega sa ei saa ka päris aiserit minna viskama, sest see mets tuleb nagu ette. Et väga sellist täpset viset on siin vaja, et kui tahad parkida. Minust eestkäega isegi sealt vasakult poolt on mingid augud, aga praegust siit vaadates nagu on kõik ühtlaselt valge, et ei oskagi öelda, et milline see auk võiks olla. Sellise piruetiga pärast viset Pinhai, jah? Pinhai 8. Isegi pikaks. 7, ütleme seekord. No ütle. Julgen võtta selle vastutuse ja öelda 7. Ja Allan läheb üsna lähedalt sellel kurvile ja jälle keerab natuke liiga palju nurka peale. Natuke madal vise. No isegi oleks kõrgi olnud, ega ta oleks ikkagi see fade või nii-öelda ajumine oli sinna korvist eemale. Et sellise nurga pealt ei oleks see ketas enam tagasi hakanud tulema, aga siiski otse vaade korvile. Ja kui korvi näed, ikkagi sa annad võimalus endale. Ja aga see korv minust on ka tavapäraselt natuke kõrgemal, vaata, et kohe, see on nagu nüüd praeguses mängusituatsioonis talvel siin õige kõrgusega. Ligi lähedal õigele. Normaal mõõdus. Ja paneb Aiseri korvi eest läbi. Hea üritus. Kahekesi saavad sealt nüüd parri kõrvuti sisse tõsta. Nii, Mauri. 10 sees. Oi. Airball, jah. Täitsa ainult õhku ei puutunud üldse instrumenti. Ja siit ütleb Hannes Kurna, aitäh sulle, poiss, ja viigistab. Pöördi tasku ja võtab boksi järgmisel tiialal. Aga Mauri kindlalt parri tõstab siiski teiselt poolt ära ja põnev. Taaskord on seis viigis. Põnev.
Roland -9 peal ja Allan püsib oma -8 peal. No nii, siin... Chase kaardist ka kedagi järgi tulemas ei ole, et tundub, et kullale lähevad meil siin Hannes ja Mauri, et saab... Siin peaks jah midagi päris drastilist juhtuma, et sõbrad liidkaardil jõuaks neile järgi, et minek on üsna selline kindel ja kontrollitud. Aga vaatame, 14. kord, par 3, 108 meetrit taas kord. No sükene tunne, et meil siin päris palju neid 108-seid. Aga siin on jällegi selline korv, kuhu tagage haiseriga päris kohale ei jõua, et on vaja sellist üsna sirget viset kerge nii-öelda hajuvusega lõpus. Ja. Et oleks nii-öelda perfektne joon. Olen sinuga 100% nõus. No ja vahi seda poissi nüüd. Vahi! Pikaks. Ikka paned 15 pikaks ju. See oli lust vaadata sellist visata. Aga võiks natukene kaamerameeste peale ka mõelda. Jaa, aga ma arvan, et tal on just pördi vaade olemas sealt. See siht, nii-öelda selline väike auk on olemas täitsa. Ideaalne. Ja nüüd Mauri läheb natuke sirgemalt sisekurvist ja jääb 60 taha. Suunaga nii-öelda järgmisele dialale. Pigem oleks võinud natuke üle minna, aga... Saada talle sõnum pärast, et jäta meelde see väike eksimus. Nii, Roland ja flipab sirgeks. See tundub hea. Nii, Feidi. See tundub peaaegu läheb mööda. Oi, see on ju täitsa ilus. Jep, see on pördi. Ja siiamaani keerleb. Jälle sama see läbipaistev ketas. Jaa, see sama. Tundub põhirelv olevat. Nii, Allan, kas nüüd saab natuke vähemaks seda annukat? Oi, läheb haiseris hoppi. Kõrgele haiseris, jah. Tea, kas Allanil... Tal ei maitse pronksmedal võib-olla. Kas kaamera natukene või liidkaardil ikkagi meistrivõistluste otsustav ring ja liidkaardil, et kas pani võib-olla natukene surisema siin. Jah. Aga mängisin temaga esimese ringi koos ja väga selline kontrollitud ja kena mäng oli. Et on põhjusega ikkagi liidkaardil. No, siit nüüd ikkagi jättis omale veel parriks natuke teha. Ei, vabandust, siit juba on Pougi. Pougit hakkab päästma ja siin võib isegi tupla tulla. Aga Mauri ikkagi saab väikse harkputiga siit, annab võimaluse ja jätab lühikeseks, kus oli vaja sisse panna. No nii, nüüd on Annesel comebacker. Päris 15 ei ole ikkagi. Aga paneb südamesse. Mart 9 siis, kui ta sellise kauguse pealt ütleks. Ja täitsa võis, jah. See lennuaeg. Kuskil, jah. Jagatud kõrgusega putteri mudeliga. Tuntud, ja ongi. Tupla. Tuntud matemaatikud, nagu me oleme, et... Just. Reaalklass. No nii, ja... Jep, ja... Kaunis pördi. Roland suurendab vahet 3. kohal. Ja just. Rebib Allanist nüüd... 4. Ja, täitsa 4. Ei, 5. Võttis tupla ja Roland võttis pördi. Ei, no aga juba on uuendatud 10 ja 6. Okei, minu paha. 4 ikkagi jääb praegu. Ja meil on 4 korvi minna. 15. tuntud Hobuseraua korv. Hobuseraua rada, jaa. 170 meetrit. Esimene on vaja visata siis siia soovitatavalt siia nurga taha. Ja Mando on ka siis nüüd natukene nihkunud sinna nii-öelda kaugemale. Kurvi poole, jaa. Ja siis siit tagasi pööre, põhimõtteliselt 180 kraadi ja siis hakkame tagasi vaikselt kodu poole tulema. Täpselt nii. Suund peahoone poole. Nii et siin jah, ainus muudatus on siis see Mando liikumine siis sinna kaugemale diala poolt vaadatuna. No aga otseselt viset ta ei muuda? Ei, ta ei muuda viset. Viskivad ikka samasuguse tegema, et siukse... siin minnakse täitsa haiseris. Ja kasutab kõik selle ruumi ära, mis on antud ilusti vasakult. Aga näed, jääb natukene puudu sellest nii-öelda perfektsest koos. Aga tagakäega saab, ma arvan, kindlasti minna siit ilusti. Nii, siit tuleb siis Roland. No, kas jõuab nüüd kurvist mööda? Ei, jääb sisekurvi. Ja tuli ikkagi, okei. Nüüd on küsimus... Natuke lühikeseks, aga tundub, et kuna graafika meil ei näita, siis Mandost ikkagi tuli õigelt poolt möödast. Ikkagi täitsa sealt sisekurvist tuli. Mando on ikkagi jah, et ta nüüd
vaata nüüd. Hopsti. Ja täpselt selle suure puu taha. Aga eest käega saab siit fleksida vähe. No fleksida saab jah, aga ütleme sweet spotist veidi liiga kaugele. Vaatame, kas Allan on taastunud. Ei madal. Ja liiga sirgeks ja drop zone'i juurde. Nasub isegi lühike veel. Siit juba tagasi ei tulda. Allan jah, siin peab, ütleme nii, et siit rajalt juba läheb natukene parri päästmiseks. Ütleme, veel mängib parri, aga kõik sõltub nüüd sellest viskest, kas järgmisega tuleb hakata parri päästma või... No ütleme nii, et kui sa avaviska ikka natuke lühik oled, ega siis ega seda pördit ei mängi, et võiks... No siin kastakse OBS-e veel. Isegi galleri on kogunenud. Täitsa, no ei, me siin tulid täismaja kõik oli, et kõik piletid olid müüdud juba. Nad tulid öösel kella 3 kohale juba, et varakult leida siis endale istekoht. Aga loomus istekohtadega? Ja, meil on kõik asjad, tribüünid, jutud, värgid. Nii, Hannes. No ütleme, tundus suhteliselt perfektne joon täpselt sealt nii-öelda nende välimiste puude eest. Just, et kui sai veel skipi ka, et siis peaks olema suhteliselt ringi ääres või isegi ringis sees. Ja Maurilt tundub väga ilus vise. No, natukene võiksiks, aga putil. Midagi hullu ei ole, jah. Aga ütleme nii, et sellisest pagaadist ilma hoota selline flex teele panna. Just. Ilus. Väga hea, et sa ei saa sealt mingit puid vaata või mingit kikke, et mis... Jälle läbipaistva kettaga jääb kangeks. Kangeks kõrge. Aga siiski, no ütleme sealt ikkagi saab. Kukub õnneks maha vaata, et seal see OB on ikkagi... Jaa, tõesti, jah. Nüüd lähedal. Passid ära. Nii, Allan. No siin, kus me oleme nüüd? Meil saad täpselt aru. Ta on seal... Ta on ikka seal. Kaugel. Et siin ikkagi juttu nagu parri pääsmist, aga ei, siin pargitakse ära. Jaa, aga lihtne parr. Põugi tal on juba ju... Tal oli OB Allanil ju. Vabandust, see oli OB. Jaa, tal oli OB, jah. Tal oli ikka pahandus sinna. Andestused. Ei ole hullu. Palun kergemat karistust. Paneme kirja, et esimene isiklik viga alles. Vihikusse. Oi. No, nüüd paremalt mööda. Nägid sealt kella poole kahe pealt. Poole kahe pealt, jah. Nii, ja Roland nüüd teiselt poolt. Annab. Kui magus see oleks olnud. Kõditas. Nii Mauril väga tähtis putt. Minust on tal pördi putt, et Annesega viiki saada. Ja viik said. Jälle sealt vasakult poolt. Nagu ei viinud kätt lõpuni, et seda liigutust, et... Ja Annes võtab parri siit. Hoiab oma üheviskelist edu. Ja, see oleks olnud vajalik Maurile. Nii, Roland hoiab oma -10, aga suureneb siis vahe Allaniga. Siin Mauri tõstab ka oma parri sisse. Vahe Annesega püsib ühe peal. Ja Allan taaskord kahjuks Pougi. Nii et 2 punast järjest nüüd. Ja asume siis 16. ehk siis Livlik Aas. Paar 330 meetrit. No, midagi uut ei ole. Ei ole. See on ikkagi... Ainukene nii-öelda siin nüüd siis tegelikult on üks kõrvemaa radades, kus skip mängib päris palju rolli suvistes oludes. Nii et arvan, et selle võrra on see pöördi variant natukene väiksem täna. No aga vaatame, mis poisid välja mõtlevad, et äkki ikkagi tahavad pöördit minna nuusutama. Siin ikkagi kõik on võimelised selle distantsi ära viskama ka talvistes oludes. Ja vaadates seda liigutust ja suunda, siis tundub, et Annes läheb sealt tiiala poolt vaadates kolmanda raja peale vasakult, jah, üle minevat viskama. Jep. Ja nii on. Nii. Tuleb siit ülevad. Endiselt üle. Väga opa. Peaaegu sisse, vaata. Ja see on üks väga vana defender. Oi, see on mingi 5-6 meetrit. Kõva avaldus Hannese poolt. Nii, paneb Roland. Natuke madal, jah, et kuidagi vajub ära. Tubli siuke. Veidi üle poole. 97 meetrit vise. Tubli. Aga Hanneselt väga kõva avaldus. Kas Mauril on nüüd pinged peal?
läheb samamoodi üle minevat. Kõrgus tundub hea. Isegi natukene madal või? No ütleme putile. Tundus väga hea kõrgus, aga veel oleks natuke tahtnud, siis oleks saanud selle täis fleksi ära teha. Päris ohtlik on visata ikkagi sealt, seal on see vähe paksem see elektritraat ja ta on veel lumine ka, et sinna nagu kõmaki pihta panna on ikka päris suur. Oot, see nüüd on selline vise, et isegi seal paarikümne meetri pealt spotterid ei tohi silma pealt ära võtta sellel kohal, muidu on täitsa kadunud lugu. Aga kõik on ilusti mängualas sees ja Roland siis siit, ma arvan mingi üle circa 30 meetrit. 33 oli, ma ütlesin, 97 meetrit oli tal see drive. Rohkem ei antud. Pariputt. Võtame 3 ära siit. Nii, Allan. Ega siin ei tea, kas ta jälgis skoori, et ikkagi iga koht on oluline. Rahaline koht, jah. Lugu, et 12 esimest saavad raha ja esikoht on lausa 470 eurot. Täitsa. Piksik. Jälle. Mauril juba 3-4 tükki selliseid, mis on kettides, aga ei. Ja nüüd on siis Annesel võimalus kasvatada edu 2 viskele ja teeb seda. On isegi 4 meetri peal lausa. Väga väiksed sammud tal. 6 peal ikkagi. Ei, väga lähedal oli. See on väga kõva avaldus. 200 minna ja 2 vahe. Ja järgmine, tegelikult mõlemad on pigem lihtsad rajad. Viimane on pigem neile juba Labane ja Aiser. Siuke just, et sealt mängida parri, et võib-olla nüüd siin viimane on veel selline, või see eelviimane on selline, kus võib eksimusi tulla, et aga Annes pöördi pealt saab esimesena seda lahendama minna ja saab kohe nii-öelda avalduse paika panna, et kui ikkagi siin nüüd korvile, ütleme, kui ikkagi 2/3 rajast läbib, siis parr on olemas ja siis on Mauril juba pinget peale, peab kindlasti pöördid võtma. No niikuinii peab. Ja sellise tasemega mängijad ikkagi suudavad sellest algusest nagu sealt käpist välja visata ilusti. Aga jällegi, äkki on mingi väikene selline värin, ketas, märg, lumi, kõik jutud, aga jah, 90 meetrit sirge vise. Et võib-olla tunneb juba kaelal raskust vaata, et see tundub, et on. Siin minnakse veel ikkagi selle 6 ütleme nii, et väga okei, et siin peab vaatama, kuhu Mauri ketas jääb ja kui saad Maurist teha otsuse nagu hiljem, et siis ei peagi minema võib-olla proovima. Et täpselt siuke koht, kus tahaksid nagu proovida, aga kui ei ole vaja, siis ei ole. Ütleme, et isegi oled olnud seal jube palju kordi ja lähed proovima ja siis jätad selle poolikuks ja siis oled seal kuskil teisel pool 10-11 peal või isegi lausa OB-s on ju. Just täpselt. Ja siis mõtled, miks on ju. Ja jäigi Mauril seal okstesse kinni, nii et ma usun, Hannes ei pea minema ründama ja kui ikkagi kahneks ei lähe, siis ja niikuinii teeb Mauri nüüd esimesena veel oma viske ära. Absoluutselt, et ma arvan, et vaatame, mis siit eeskäe ikka raske, see on ikka peavad olema ikka nagu ikkagi annab väikse võimalusega. Annab. Jäi seif. Usun, et võib-olla isegi Mauri ei viska veel ennem, et ikkagi natuke lähemal. See ikkagi see allamäge ikkagi on siin, et tark otsus, ma arvan. Ma arvan, et võib-olla Roland teab ka seisu, et kas pronksis kinni või on siis väikse võimalusega. Pigem ikkagi jällegi Allani siuke ebamugav asend ka ja Annes viskab selgelt alla. Annes viskas alla juba et väga kiiresti, et Maurilt kena parr. Ega sellest avaviskest päris keeruline oli seda pöördit minna ampsama. Ta ikkagi läks nagu üritama. Ta läks andma mingit varianti. Ja tegelikult oli päris soliidne selline liigutus. Jaa. Ja kõigile parrid siit, nii et ei tea, kas nüüd Hannes juba tunneb, nüüd küll ma usun tunneb juba raskust. Ma arvan küll, aga kunagi ei tea siin. 18. teada tuntud kui C ehk tiigirada ja 120 meetrit on siis korvini veidi vähem, ütleme seal
105 äkki on vastas kaldani, kui otse korvi poole vaadata. Ja ega siin midagi ei ole. Pane sirgelt, pane forega, pane taguriga. Tänu nende saunadele, mis sinna nüüd ehitati, pidi siis Kõrvemaa seda korvi ära liigutama ja selliste meeste jaoks on see nagu hommikul üles tõusmine ja potul käimine. Tõmbavad sinna. Ja Hannes ikkagi väga seifilt mängis, pani täitsa kindla haiseri lihtsalt vastas kaldale. Ja... Väga targasti tehtud, et ei ole nagu mõtet nagu ei anna võimalust, et äkki läheb ketas üle ja ei jõua kogemata tagasi. Just. Nagu publik hakkab täitsa hulluma, kui Roland viskele läheb. Ja Roland teeb küll ja viske, opa, ilusti, 7 peal. 7 peal on see. Jaat veel lõpetuseks väike linnukene puur ja saab minna oma medalile järgi. Minu arust Roland on Henariga viigis, kes tuleb siis tagantpoolt, et mõlemad -10 peal, et samal hetkel... See on täitsa kohe nii tera. Henar oli siis taabis ootamas või Clubhouse'is, nagu sa ütlesid. Just. Ja sain temaga räägitud paar sõna, ütles, et kas saab koju ära minna või peab minema lolli minema mängima. See lolli tähendab siis ümber mängima. Et nii, Mauri teeb. Andis veel väikse võimalusega, noh. Tagumine 9, Mauril kõik kettides, aga ei jää sisse. Tagumine 9, nagu näha, siis 1 alla ainult. Hästi parline rida. Viskab Hannes korvi alla. Mõistlik otsus. Temal siis tagumine 9 tuleb -3. Ja vaata nüüd, mis teeb. No, Roland. No, tähtis putt. Natukene kohendab veel kaputsiga paika ja no ega noorel mängijal natukene võib-olla pinget ka. Absoluutselt. Ei taha kogenuma Enariga minna siin ümber mängima. Ei taha. Võid panna airballi. Ja madalalt aga sisse. Ja Enar juba sõidab autoga kodu poole. Juba sõidab. Juba või siis on pandud koduaadress sisse. Ja. Ei oskagi minna Kõrvemaalt. Allan lõpetab vähemalt positiivse noodiga. Ja, et... Natukene siin see back 9 hakkas viltu vedama. 2 punast seal järjest tuli. Mauri lõbe ja siit siis 2023 aasta Eesti discgolfi talviste meister Hannes Kurn. Nii on. Ei näegi seda emotsiooni, poisil on puff endiselt veel nina alla tõmmatud. Väga ilusti mängis, ma ütlen, Hannes. Kaunis ring, jah. Ja, et ei, kindlalt ilusti puttis. 7 alla, finaalring. Esimesed 2 ringi kokku 10 alla. Lähenemised ilusad. Et pani ilusti siin teisel poolel ringist pani Mauri surve alla ja Mauril natuke rohkem tuli neid eksimusi seal puttidel. Aga poisid panevad siin oma nukid ja 16. rajal otsustas ära ikkagi ja Hannes mõtleks, et see väga-väga kaunis tagakäiv ise oli, et see, mis see 4 meetri peal oli, et just liblik kaasal. Väga kihvt. See oli suurepärane. Ja ega selle varem ei suutnud ka Mauri oma võimalusi ära võtta. Vaata kauneid medaleid, mis see aasta siis EOK 100. aastapäeva puhul on tehtud. Sain korra katsuda, väga kaunid. Olid täitsa sellised korralikud, et siin noortel mängumeestel lihased õnneks tugevad, et suudavad kaela üle. Esimene emotsioon Hanneselt, et siuke rusikas püsti ja anna medal siia, härra president. Härra president ka ikkagi ilusti kohal ja siin on siis top 10 pärast 3 ringi. Esimene Kiiul ja järgmised 2 Kõrvemaal. Hannes Kurn, Mauri Vilman, Roland Kõur siis top 3. Ja nagu sa mainisid, Enar Ruudna veel ootas viimase hetkeni, aga Roland napsas selle pronksi ära. Allan siis lõpetas 7. et ei midagi hullu, et väga okei. Ma arvan, et sai korraliku karastuse siin liiderkaardil mängides ja nähes, kuidas siis sõbrad panid päris korraliku mängu kokku. Aga sellised need talvised meistrivõistlused siin lumises Kõrvemaa metsas olid. Tänud sulle, Jako, ja kohtume juba järgmistes videotes. Näeme suvel!